Täna on mul hea meel tervitada siin minu vastas Tallinna linnapead Mihhail Kõlvartit. Tallinna linnavolikogu esimees ikkagi. No jätame selle jutu isamaalastele, et väidetakse, et teie juhite tegelikult ikka Tallinna linna. No siis igal juhul oleks õige öelda Keskerakonna esimees. No lepime siis isamaalaste jaoks selles kokku, aga vaatajate küsimused kõigepealt. Kas Venemaa on agressor? Ukraina suhtes muidugi. Kas ütlete seda ka vene keeles? Ma seda olen ka öelnud. No, inimesed ikkagi omavad arvamust, et te räägite eesti keeles ja vene keeles erinevat juttu. No ma arvan, et siin võtmesõna on konkurendid. Need inimesed, kes jälgivad minu tegevust, aga ka jälgivad minu kanaleid ja oskavad ka lugeda ükskõik mis keeles, siis nad näevad, et sisu on identne. Küsimus on tulnud, mis kuvandi jätab Eesti inimestele Keskerakonnas, kui teie erakonnakaaslane Yana Toom tegi Bashar al-Assadiga koos pilti ja on ka Kaapo aastaraamatus esinenud? No, see on täna, ma saan aru, selline ajalooline diskussioon. Ma arvan, et siin Eesti poliitikas viimase 30 aasta jooksul on väga palju, mida meelde tuletada. Olgu, Janek küsib, mida ütlete julgustuseks kodanikele peagi saabuvateks valimisteks, kes kardavad, et kurjus ja inimeste vaesumine jätkub? Ja see on õige küsimus. Kui praegune valitsus jätkab või siis praegune koalitsioon jätkab samamoodi, siis ma arvan, et see kriis süveneb. Kas olete leppinud, et Urmas Reinsalu on järgmine peaminister ja Keskerakonnast peaministri tooli täitjat ei tule? No seda ikkagi otsustavad valijad. Täna reitingud näitavad, et Isamaa on kõige populaarsem erakond ja Urmas Reinsalu on kõige populaarsem peaministri kandidaat. Aga tahate seda muuta, püüate midagi ette võtta sellega, et Isamaa nii populaarne ei oleks? Ei, me tegeleme enda populaarsusega, me ei tegele teiste erakondade populaarsusega. Aga kui te valimised võidate ja saate kõige rohkem hääli, kas peaministri tool peaks tulema Keskerakonnale? Minu eesmärk ei ole üks või teine positsioon, kas Tallinna linnapea või peaminister või üks või teine minister. Ma tahan päriselt enda jaoks aru saada, mida ma suudan ära teha. Loomulikult iga erakond, sealhulgas Keskerakond, seab endale suuri eesmärke ja varem või hiljem Keskerakonna esimees saab peaministri positsiooni. Kas on praegune esimees või järgmine esimees või ülejärgmine esimees, ma arvan, et see ei ole nii oluline. Aga läheme nüüd siis saate teise osa juurde, ehk siis küsimused, mida ma küsin kõigilt selle lõigu külalistelt. Lemmik Eesti ansambel või laulja? No nüüd, ma tea, mida ma siis ütlen, Georg Ots, Anne Veski või siis Nublu. Nii, mis spordiala vaatate telekas, kui üldse? No õige poliitiku vastus on muidugi jalgpall. Aga aus vastus? Aga aus vastus, et kui meie koondis, meie meeskond mängib, siis suuremas plaanis mul nagu ei ole vahet, ma vaatan. Kuidas iseloomustaksite end ühe sõnaga? Filosoof. Mis oli päris esimene töökoht, mille eest ka raha saite? Treener. Kohe nii noorelt, et enne seda ei olnud? 15-aastane. Jah, 15-aastane. Ei, enne seda oli ka tegelikult, kui päris aus olla, et minu vanematel oli esimene Korea kohvik Eestis, kohvik, selline kelder, paar lauda ja siis ma töötasin ka seal, ehk siis töökogemus mul tekkis päris varakult. Nagu paljudel, aga kellelt oli viimane sõnum ja mille kohta? Siin on tõenäoliselt selliseid... Ei, siin tuleb ikka ausalt vastata. Selliseid sõnumeid, mida ma ei tahakski lugeda. Igaks juhuks markeerin, et suurem osa sõnumitest on ikkagi abikaasa poolt. Aga kui ma vaatan, et mul siin on üks viimane sõnum messages on siis Erki, minu nõunik, kes tuletab meelde, et koosolek on 16:15. Aga mis on viimane foto, mis teil telefonis on? No siis ma ka seda pean vaatama. Nii. No seda ma isegi ei mäletan, et see minu viimane foto on koos Henri Rohtlaga, et me tegime täna koos trenni ja siis
tegime pärast pilti ka. Paistab sportlik. Aga läheme edasi, mida teete siis, kui olete stressis ja närv must? Tegelen spordiga, teen sporti. Aga mida tahaksite osata, aga ei oska? Klaaverit mängida. Teie suurim poliitiline konkurent on ilmselt Kristen Michal ja küsimus, mille kõik saavad, et mida hindate tema juures? On tal positiivseid omadusi ka? Ja ma arvan, et Kristen Michal igal juhul on kogenud poliitik ja töövõimekas. Meil küll on erinevad arusaamad poliitikast, aga ta kindlasti oskab pingutada eesmärgide saavutamise nimel. Õhtusöök, mis tahes maailma inimesega elus või surnud, kellega ja miks? Ehk siis, kui mul oleks mingi unistuse täitmise nagu võimalus. Jan Poska. Ja üks harjumus, millest võiksite loobuda? Õhtul ei ole vaja ikkagi süüa. Aitäh nende vastuste eest järgmisel pühapäeval siin toolis, aga juba uus poliitik.